Geenitehnoloogia õpetamisega tegeleb Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut. Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, nagu tema nimigi ütleb, tegeleb rakuliste protsesside uurimisega molekulaarsel tasemel, ehk siis geneetikaga, molekulaarbioloogiaga ja nii edasi. Ja see on see, mida õpetatakse ka geenitehnoloogia õppekavas. Geenitehnoloogia õppekavas toimub teoreetiliste teadmiste omandamine loengutes. Loenguruumides, nagu see, kus me viibime praegu. Loengute eest vastutavad oma ala tippspetsialistid, praktiseerivad teadlased, kes igapäevaselt põletavate probleemidega tegelevad. See omakorda võimaldab anda kõige kaasaegsemat haridust kõige kvaliteetsemal tasemel. Loengutes käimine on küll vabatahtlik, kuid soovituslik on nendest siiski osa võtta, kuna need teadmisi kontrollitakse hiljem kindlasti teil eksamil. Selleks, et omandatud teoreetilisi teadmisi oleks võimalik kasutada ka praktiliselt, on instituudil mitmeid spetsiaalselt praktikumide läbiviimiseks kohandatud õppelaboreid. Õppelaborite eesmärk on õpetada üliõpilasi kasutama laboritööks vajalikke töövahendeid, laboritööks vajalikke võtteid, õpetada neile selgeks kõige elementaarsemad meetodid millegi tegemiseks, bakteri kasvatamiseks, eukariootse raku kasvatamiseks. Loomulikult õpetatakse ka laboriga kaasas käivat ohutustehnikat. Kokkuvõtlikult kõigi nende teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisel on geenitehnoloogia õpetaja võimeline töötama mis iganes laboritööd või molekulaarbioloogiat nõudvas asutuses. Õppekava läbimisel on väga olulise tähtsusega ka lõputöö. Lõputöö sooritatakse meie õppekaval eranditult praktiseerivate teadustöötajate käe all, mis annab võimaluse omandada kõige kaasaegsemad ja kõige paremad teadustöövõtted mingisuguse olulise probleemi lahendamiseks. Meie lõputööd valmivad päris teaduslaboratooriumites, nagu see, kus me viibime praegu. Meie lõputöö tegemiseks ei ole me väga suuri piiranguid seadnud. Tähendab seda, et üliõpilane saab valida endale meelepärase teema ise. Meelepärane teema tähendab aga seda, et üliõpilane saab juba päris bakalaureuse õpingute alguses hakata tegelema teemadega, mis teda kõige rohkem huvitavad ja mis on talle kõige südamelähedasemad. Et võimaldada võimalikult suurt paindlikkust, ei ole meie instituut piiranud lõputööde tegemise kohta ei meie instituudi ega ka Tartu Ülikooliga. Meie lõputöid on võimalik teha eraettevõtluses, mõnes teises teaduslaboratooriumis Eestis, aga ka väljaspool Eestit. Kõige kaugem lõputöö sooritamise koht on meil olnud Prantsusmaal. See võimaldab anda kõige paremat, kõige kvaliteetsemat haridust ja seda sellistel teemadel, mis üliõpilast ennast huvitavad ja millega ta tahaks ennast ülejäänud eluks siduda. Teaduslaboris lõputöö tegemine annab teile tegelikult võimaluse kasutada juba väga varakult kõige kaasaegsemat tehnikat, mis on vajalik sellise uurimistöö tegemiseks. See omakorda avab teile võimalused siirduda tööle väga laia valikusse sektoritesse, sealhulgas ravimitööstus, biotehnoloogia, meditsiin, toiduainetööstus, veterinaaria ja veel väga palju erinevaid kohti.
kui me räägime praeguses kontekstis uute ravimite väljatöötamisest, uute diagnostiliste meetodite töötamisest või kas või bioinformaatikast, siis tegelikult see haridus, mis võimaldaks kõike seda teha, antakse just nimelt selle õppekava raames. Geenitehnoloogia ei tähenda ainult üksluist laboritööd. Geenitehnoloogia on palju mitmekesisem haridus, kui pealtpoolt paistab. Lisaks laboritööle on vajalik omandada oskused ka andmeanalüüsist, bioinformaatikast, andmete kogumisest, andmete säilitamisest ja veel palju-paljust muust. Need on oskused, mida tegelikult on vaja väga erinevatel aladel, kus töötada. Võtame näiteks bioinformaatika. Üliõpilased, kes on lõpetanud meie instituudi, nii mõnedki neist töötavad näiteks informaatikaettevõttes. On nad andmeanalüütikud, programmeerijad, tarkvaraarendajad. Geenitehnoloogia haridus ei tähenda seda, et te olete ainult laboratooriumis ja pipeteerite. See tähendab seda, et te õpite veel palju muid asju, mida rakendada võib-olla hoopis kuskil mujal. Valminud lõputööd kaitstakse geenitehnoloogia erialal avalikul kaitsmisel. Avalikud kaitsmised toimuvad sellistes auditooriumites, kus toimuvad ka loengud, millest ühes me praegu viibime. Selline kaitsmise vorm võimaldab teil õppida mitte ainult oma tulemuste kogumist, nende analüüsi ja esitamist, vaid see õpetab teile ka avalikku esinemist. Avalik esinemine on väga oluline, kui teil on ambitsiooni tulevikus töötada juhtivatel ametikohtadel. Kaitsmiskomisjoni koosnevad eranditult oma ala spetsialistid, mis muudab sellise kaitsmise väga sisukaks. Samas ei ole seda kaitsmist mõtet väga peljata, sest et lõputöö tegemisega on teil aega olnud tegeleda 2–3 aastat. Selle ajaga olete te omandanud kõik vajalikku selleks, et oma lõputööd väga edukalt kaitsta. Nüüd tekib küsimus, mida teha peale kaitsmist? Siin jagunevad teie võimalused 2. Kas te siirdute tööturule või jätkate oma õpinguid magistrantuuris? Küll aga pakub meie instituut geenitehnoloogia lõpetajatele 2 magistriõppekava, kus edasi õppida. Biomeditsiini ja molekulaarseid bioteaduseid. Molekulaarsete bioteaduste õppekava on loogiline jätk geenitehnoloogia õppekavale, kus õpitakse süvendatult samu teemasid, mida õpiti geenitehnoloogias, ainult et palju põhjalikumalt ja palju suunatumalt. Biomeditsiini õppekava on väga tugevalt meditsiini suunaga, nagu tema nimigi ütleb. Biomeditsiini õppekava on meil koostöös meditsiiniteaduste valdkonnaga ja selle õppekava raames koolitame ja valmistame me ette spetsialiste, kes on mõeldud töötama meditsiinilaborites. Mis ei tähenda muidugi seda, et molekulaarsetes bioteaduste lõpetaja ei võiks seal töötada. Ka nemad töötavad meditsiinilaborites. Seega, kui te olete astunud meie õppekavale, siis 5 aasta pärast olete te vaieldamatult oma ala spetsialistid magistrikraadiga. Miks tulla õppima geenitehnoloogiat? Lisaks väga mitmekesisele ja olulisele haridusele, mis on vaieldamatult Eesti kõige parem, on teil võimalik kuuluda ka näiteks Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi. Bioteaduste Üliõpilaste Selts koondab endas bioteaduseid õppivaid üliõpilasi. Selle seltsi raames saate te kindlasti väga palju uusi tutvusi, kogemusi ja kui teil on vähegi hakkamist, on selle seltsi raames võimalik teil osaleda juba väga varakult ka juhtimises ja kõiges muus.
mis annab teile väga palju kogemusi tulevikuks. Praegu oleme me ruumis, mis on instituudi poolt antud just nimelt meie üliõpilastele kasutamiseks. See ruum on sisustatud üliõpiliste vajadustele lähtuvalt. Üliõpilased saavad siin peale pikka laboritööd või peale pikki loengutunde istuda, arutada omavahel, osaleda õppimises, üksteise õpetamises või lihtsalt meelelahutuses. Üldiselt on selles ruumis ka näiteks kööginurk, kus üliõpilastel on võimalik süüa teha ja ennast lihtsalt hästi tunda.